see jääb kindlasti nii, nagu see siin on. Läks see kõik maksma 5 sotti. $1000. No tonniga võin müüa. See on nii teistmoodi kõik. Ja kell 10 olen valmis avama. Täna on 7. jaanuar, kolmapäev. Me avame poe 12. jaanuaril ehk siis esmaspäeval. Ja ma olen paar päeva siin käinud, kuna nii kiire on, siis ma ei ole filminud. Nii et ma näitan, mis me siis vahepeal teinud oleme. Või noh, tegelikult pean ütlema, ma teinud olen, sellepärast et nüüd siis läks Hansul tööl mega kiireks, nii et ta eile näiteks jõudis kell 9 õhtul koju. Nii et siis ma ei ole saanud, et noh, mingeid pilte üles ja nii edasi, et neid asju ma ei saa üksi teha. Nii et siis kõik need asjad lükkuvad nädalavahetuse peale. Ma olen pesnud ära väljast kõik vaateaknad, siit need kõik aknad oleme ära pesnud. Nüüd ma hakkan seest pesema, sest esimesel päeval, kui ma tulin, siis ma täitsin ära vaateakna, et see oli pool tühi. Nii et nüüd ma siis pean seest aknad ära pesema ja need ära võtma ja tagasi panema, nii et see on mega tüütu töö. See on üks mu lemmikuid leite. See jääb kindlasti nii, nagu see siin on. Noh, olengi siin asju paigutanud edasi-tagasi ja vaipa pesime üks päev. Seda me vist filmisime ka, aga meil on nagu pool ruumi pestud, pool ei ole. Nii et see võtab veel aega. Ja siis ma ei suutnud välja mõelda, nagu kuna mul oli kiirelt vaja teada, kas me 12 avame või mitte. Me saime siis eile otsustatud, et me avame 12. Ja siis ma võin kiirelt vaja välja mõelda marketing, nagu mis riili ja postituse ma üles panen ja reklaami alla. Ja tegelikult mul oleks pidanud see ammu olema tehtud. Kui ma tahan nii kiirelt avada, siis lihtsalt on nii, midagi pole teha. Et selles mõttes ma olen kõigile öelnud ja ikkagi jaganud ka, et varsti avame. Täna ma ütlen kuupäeva. Ja sõnaga, siis me teeme, eile ostsin muffineid, siis ma ostsin, ma ei tea, mis nende nimed on, see, mis sa tõmbad ja siis mingit pudi lendab välja sealt. Siis ma leidsin väga laheda sellise õhupallihoidja. Selle ma panen avamispäeval siis ülesse. Teeme avamispäeval -10% soodustust poes ja siis siia suure stendi peale kirjutame, et avame 12. ja sellest tuleb riil. Kuna mul on, siia tuleb siuke fotobuudi teema, siis alguses ma mõtlesin, siis selle ma korjan siit ära ja see kõik läheb sinna taha ruumi, kus kohas ma saan tehagi endale nii-öelda fotostationid. Ja siis siia ma teengi need niimoodi erinevad, siit läheb kõik tühjaks. Ja siis siin seina ääres saaks filmida mingisuguseid riilse asju. Nii et tegelikult see on päris jaru. Nii et selle praegu mul on jõuluasjad siin kokku pakitud. Ja siia ma siis, kuna mul on praegu tulnud veebipoest tellimusi ja mul oli terve see laud asju täis ja kõik oli segamini, see oli suht keeruline neid teha, nii et siia taha ma siis tegin omale pakkimise stationi. Aga nüüd ongi kell 5 saanud, Hans helistas ja ta lõpetas täna kell 5, mis on ülihea. Ja see tähendab, et me lähme nüüd Kmarti. Kmartis saab lasta selliseid suuri pilte asju välja. Nii et ma lasen siia üles need pildid välja. Homme need valmis, nii et homme me siis hakkame neid paigutama. Saime osa asju välja prinditud. Meil läks siis praegu puhtalt prindi peale 280 äkki. Siis raamide peale läks ka mingisugune 200 midagi või $300. Nii et puhtalt, et need nii-öelda prindid välja lasta, läks see kõik maksma 5 sotti. Ja siis, pluss, et pildistamine oli ka, selle eest maksin. Ja siis nüüd tuleb välja mõelda, kuidas need siin üles riputada, et mingid konksud tuleb seina lasta ja siis ma mõtlesin tamiiliga need üles panna, et seda näha ei jääks ja oleks juba kindel värk. Ja nad jäävad toetuma sinna nii-öelda kapi pinna peale, ehk siis nad otseselt ei ripu, et see ei tundu väga safe, kui nad ainult ripuks. Nii et ütleme siuke mingi 8-sotine tonnine laks, et 7 pilti üles saaks rippuma. Ma lähen viin Hansule üllatuse, siis ma olen Solehe marketitel ja asjadel käinud päris aasta käisin äkki või 1,5 ja nüüd me siis tegime pop-up poodi ja nii edasi. Meil on olnud lihtsalt üks pappkarp, kus sees on meil sularaha, lihtsalt pappkarbis. Ja Hans on alati tahtnud mingit väikest kassat osta ja siis ma mingi mõttetu raha raiskamine. Meil ei ole vaja pappkarbis, võib see raha olla, sest
me ei käi marketitel iga päev, nii et nagu see ei ole vajalik. Ja nüüd ma ostan sinna siis selle karbi kassa. Vaatame, kas Hans on õnnelik. Hans, vaata, mis ma ostan sulle. Oled õnnelik, jah? Arvad, et peaks ostma või? Ma ei tea, ma mõtlesin, et Soolehe on nii edukas juba nüüd, et kas siin on nagu need kohad ka või? Ma ei tea seda. 50-sed, 10-sed. Ei, no nii palju ei ole vaja. Mis 50-sed nagu... sa mõtled nagu rahasahtlid, või? Nagu jah, erinevad kohad. Ma mõtlesin, sa mõtlesin sente ei viitsi, see on üks sahtel, ma arvan. Ei, sent ei saa olema. No ma ei tea. Sa tahad, et oleks ikka sorteeritud, jah? Vaatame, muidu ei ole sellel pointi. Skännime Gmardi äpiga, kes saa rohkem pilte. Aga kaua sa seda karpi tahtnud oled, Hans? Nii 2 aastat kunagi ei lubata osta. Ma mingi täiega kooner, sest milleks? Aga okei, nüüd võib osta, ma arvan. Kui see su elu lihtsamaks teeb. Oleme nüüd Gmardist tagasi jõudnud. Panin peale huulepulka. Kammi unustasin koju, nii et ma juukseid kammida ei saa. Ja hakkame siis seda videot tegema, millest ma enne rääkisin. Hans pani 3 säraküünalt muffini sisse. Ja siit filmime. Sellele ma ei mõelda, et see vilgub. Tööle, et ma tahan näha. Kus ma olema pean seda tasemel tööta, mina ma liikuda. Ei saa, praegu selles saab keskel jah. Mina panin kaadri selle ära, kus ma tahan taga. Tegin niimoodi. Vaata, kuidas sa sealt juuni peale ka. Vähemalt koristada ei ole väga palju. Posterite käes. Liigun poodi vaipa küürima ja postrid panen raamidesse ja siis kell 5 tuleb Hans, siis paneme need ülesse. Mu küünal sai valmis, issand, kuidas siin virvendab. Ta sobib siia nii hästi, aga ma pean ta tagasi panema, ta oli mul siin all. Ma pean ta tagasi panema sinna, sellepärast, et siia tuleb tolm peale ja siis ma ei saa seda tolmu maha. Aga ta sobib siia üli hästi. Sain enda viimased kaardid siis kätte, need siin. Panin need siis tegelikult mööda poodi, aga siis et need täiesti tühjad. Ma ei taha siia alla midagi väga panna, aga et need täiesti tühjad ei ole, siis ma panin mõned kaardid sinna. Aga sõbrapäeva kaardid asjad said sinna ette. Nii et kaartidega oleme ühel pool. Siin on selline sõbrapäeva set. Ja siis nüüd ootame teisi asju. Nii, meie ikka poes praegu lõikame niisugune stend, et inimesed poodi tuleksid. Ehk siis ühele poole me printisime välja uued postrid siia, aga need on natuke suured. Nii et siin pool on veel tühi. Nüüd Brenda lihtsalt lõikab parajaks. Kõik nagad said ülesse piltide jaoks. Nii et homme, kui nagad on üleval olnud ühe päeva, siis saab pildid üles panna. Brenda teeb siin täpistööd. Täpislõikust. Täna on 9. jaanuar, reede. Kell on 2 päeval ja nüüd me oleme Lauraga siin. Laura nokib, ma kohe näitan. Laura nokib siin neid sahtleid või siin neid mingisuguseid kleepsukesi ära. Juba kõik tehtud siit. Sealt on näha, neid niisugused kleepsud olid seal. Nii et, ja mina jätkan vaiba pesemist kohe. Väike. Ja tahan küll kohe väike töölõuna meil siin.
ja nüüd olen otsapidi Spotlightis, ostan kardina materjali. Käisime Spotlightis ja kodus. Garaažist leidsin mingi vana veekannu, siin on kardina, mis iganes, tross, nöör. Ja noh, tähtis asi õmblusmasin. Siin on kardina materjal, nii et ma õmblen kiirelt kardina valmis. Kui lahe. See annab nii palju juurde lihtsalt, nii suure efekti. Nende kuule, kelle idee need olid? Hansu. Jaa. Hea idee, Hans. Ise arvan sama. Käes on laupäev, kõik tuleb täna valmis teha. Just. Siin on meie kola, mis me siia tõime. Mul siis... No tolmu imeja, põrandapesu asjad. Ma tõin oma kodumaali siia, aga ma ütlesin, et tellitud maalid ei jõudnud kohale. Jah, aga ma ütlesin, ma ei müü seda. Sans ütles õige hinna eest kindlalt müüd. Õige hinna eest müüme ikka. Ei müü. See on minu kodumaal. $1000. No tonniga võin müüa. Hans käis vahepeal seal, ma ei tea, tööres tõi mingisuguseid akutrille ja nii edasi, et kardin üles panna. Ja siis K-Martis me lasime siukseid asju välja. Ja siis Hansul läks kott katki ja meie K-Marti print on nüüd kõik joogiga koos. Aga kuule, see kuivas ära, Hans. Siit oli enne kollane. Siin ei ole enam kollas seda. Kus see võimalik on? Võib-olla siin valguses ei ole, ma ei tea, igal juhul. Mul ei ole midagi teile näidata, sest seda ei ole enam näha. Ja siis, et meil ikkagi nagu mõnna siin oleks täna terve päev, ikkagi laupäev ka, siis Hans tõi meile snäkke. Nii et on siin väike köögiala. Tahaks täiega see põranda ära pesta, kui ma veel ei saa seda teha. Põrandal. No nii, sõbrad, kardina üles paneku aeg. Alguses mõtlesin, Brenda, et siia keskele peab ka panema veel koksu, aga vist ei peagi. Ja, ma arvan nii. Evelin ja Tits on meil siia poodi tulnud. Tits tegi eksami ära ja nüüd me hakkame tähistama siin poes seda. Nii, nüüd ma käisin, need kolisevad. Nüüd ma käisin K-Martis, sest Targetis olid raamid otsas, mida mul vaja oli. Kohe näitan, mis ma teen seal poes. Kuna mul ei jõudnud siis maalid ja küünlad kohale, siis mul on mõned riiulid tühjad. Ja kuna mul oli plaanis niikuinii kaartidest teha ka nii-öelda maalid, et need ei ole ainult kaardid, vaid need võiks olla ka kontorilaua peal või mis iganes, sellised väikesed, armsad, ilusad maalikesed. Ja ma sain Targetist head raamid, 2 tükki, aga need said seal otsa. Nii et ma pidin tulema K-Marti, mis on tegelikult põhimõtteliselt Targeti. Need keskused on kõik põhimõtteliselt kõrvuti siin. Aga kuna Tits tegi eksami ära, siis nad tulid meil poodi tähistama.
nii et ma siis läksin K-Marti raame võtma ja ma võtsin paar Proseccot ka kaasa meile. Nii et ma arvan, meil on seal ilusti mingi 3-4 tundi veel tööd teha, mis on päris hea, kui me nagu õhtu kella 6-ni olema ei pea, siis on super hästi. Kell on 3:30. Me natuke aega tagasi saatsime veel need itsi ära. Nii et ma veel ei näita teile siin, noh, kõik päris valmis ei ole. Aga me saime suure osa asjadest tehtud, nii et nüüd me hakkame liikuma. Siin on meie käru, mis läheb tagasi koju. Väike Prosecco. Ja juhei. Tehtud. Homme veel paar tundi ja ma arvan, et on mega lahe. Ma arvan, et tuleb hoopis teine pood. No Evelin tuli, ütles juba, et see on nii teistmoodi kõik. Et mina ei saa aru, et see hästi teistmoodi on. Sest see, mis siin praegu on kogu aeg minu peas olnud. See pood muidugi ei näinud enne selline välja. Ja ma ei uskunud, et me saame nagu kõik need pinnad nii heaks ja selle vaiba nii puhtaks ja et tegelikult üpris väheste vahenditega olen ise pidanud tunde põlvede peal nühkima ja küürima, aga on nagu, ja on näha ka, kui palju inimesi nagu vaatavad akende peal, on ju, ma arvan, et tuleb lahe. Ja, siin on vaata aknad. Seal taga on see story, sai valmis. Evelin ja Tits panid siia ka story. Nii et lahe. No nii, täna on pühapäev. Just käisime Panningsis, Harvi Normanis ja Aldis. Liigume poodi, otsime homseks avamispäevaks lilli. Alguses mõtlesin, et äkki võtame mingi potilille, aga kuidagi nagu ei olnud Panningsis päris seda, mis me tahtsime. Nii et siis käisime Harvi Normanist, otsime seda põranda puhastusvedeliku juurde. Jah, homme on avamispäev, lähme seame lilled üles, ostame õhupallid, paneme hinnasildid, lõhnastame poodi ja oleme valmis. Ja ongi valmis. Ja kuna homme on siis suur uus avamine, siis me lähme võtame õhupallid, kuigi meil siin on, need on meie valentinipäeva õhupallid, sest 6 aja pärast tuleb sõbrapäev, eks ole, rahvale jälle kingitusi vaja, aga homse taasavamise või aasta esimese avamise puhul võtame siis jälle õhupallid, suured heeliumiga, paneme ukse ette, siis tundub, et eelmine kord rahvale meeldis, nii et ja Brendal on omad raskused kaasas. Ma ei hakka uusi ostma, kus olema eelmine oli poissi. Vaatame, kas saame kasutada neid. Saame. Nii et lähme ostame õhupallid ära. Õhupallid said tellitud ja kuna me oleme siin samas keskuses, siis nad hoopis teevad meile homseks 9:30 õhupallid, nii et homme 9:30 ma lähen neile järgi. Ja siis toon siia poe ette ja kell 10 olen valmis avama. Nii, pildid said ka. Tegelikult on need kaardid, aga kaardid võib panna selle raami sisse. Need võivad olla väikesed maalikesed seina peal. Ants, kuule, kas ma saaks siia kuskile mingi riiuli hoopis või? Siia oleks üli hea panna. Ostame Targetist ja paneme kohe. Täna on avamispäev. Mul ei ole olnud aega filmida. Nii et mul on täpselt 20 minutit, kui uksed avada. Ma lähen õhupallidele järgi. Ja küll ma siis, kui päeva peal aega on, siis ma filmin. Aga ma vist enne ei jõua. Nii et ma tegin poes panin asjad valmis. Nii et mul tegelikult on ainult uksed avada. Aga ma tahaks mingit pilte ja asju on mul vaja Instagramiga teha, nii et mu õhupallid on seal, aga kas ma pean kedagi küsima? Nüüd on küsimus, kuhu ma täpselt need õhupallid jätma peaks. Kas niimoodi siia ette? Teine on liiga ääres vist, teinega tõsta siia välja pigem, ma arvan. Aga siis ta jääb täitsa uksel ette. Samas vahet pole. Siia ma toon stendi ka veel. No teeme uksed lahti, vaatame, paneme sellega põlema.
nii, nagu te olete juba arvatavasti näinud, siis täna on avamise päev lõpuks jälle. Ja ma võtsin lilled Brendale enda poolt ja Kaisa ja Mareku poolt ka, kes on hetkel Gold Coastil. Tšau! Aitäh! Palun! Šokolaad on ka sulle. Aitäh! Teie paberid on ka sille, paberid on tööasjad. Paberid on lihtsalt showle tööasjad. Üks kimp on minult, üks kimp on Kaisalt ja Marekult. Päriselt? Jah.